Tervist, Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda on Martin Helme. Tere, Martin! Tere, Markus! Täna räägime võib-olla natukene positiivsematest asjadest. Nimelt ma avaldasin hiljuti sinu kõne, mis oli peetud EKRE kongressil Estonia kontserdisaalis ja pean tunnistama, et tegu oli väga hea kõnega. Suur tänu, Martin! Aitäh! Ja ma mõtlesin seda, et võiks ju rääkida selle kõne baasil natukene sellest, et kuidas Eestit korda teha. Et see on ju päris hea nagu projekt, et mõelda natukene, et mida siis teha Eestis, et no põhimõtteliselt vist peamine küsimus on see, et peaaegu kõike tuleb teha täpselt vastupidi 180 kraadi, nagu seda on teinud praegune valitsus. Ja ei ega me ei, kuidas Kristuse sõnad olid, ega tervel ei ole arsti vaja, eks. Ja. Et meil on minu meelest praktiliselt kõikides ühiskonna valdkondades on toimunud täielik kinnikiilumine. See, mida vanasti Vene ajal nimetati stagnatsiooniks, paigalseis või ummikusse jooksmine või tupikus olek, et ühiskond on minu meelest tupikus meil Eestis. Ja kõige hirmsam on see, et suur osa tänasest eliidist on leppinud, et seal me oleme, paremaks ei lähe, lepime sellega, et pigem läheb halvemaks. Ma ise arvan küll, et see on neil teadlik retoorika, mis tuleb Klaus Schwabi maailma majandusorganisatsioonist või majandusfoorumist, et teil ei ole midagi ja te olete õnnelikud. Ja see meie nii-öelda nügimine sinna suunas, et elu lähebki halvemaks, paratamatult läheb halvemaks, see on nii lihtsalt, et see on nagu teadlik, et see ei ole lihtsalt, et kuidagi kogemata juhtub. Aga samas tuleb ka öelda, et kui me vaatame täna meie poliitilist koorekihti, keel ei väändu teda eliidiks nimetamast, siis ta ikkagi koosneb valdavas osas tühisustest ja käparditest, kes ongi edutatud ju ametisse sellepärast, et nad ei küsi ühtegi küsimust ja neil ei ole mingisuguseid süümepiinasid ühegi asja ära tegemisel. Nii et ükskõik, kas me võtame järjepanu rahandusministrid Võrklaev, rahandusminister Akkermann, rahandusminister Ligi, eks on süüdimatud inimesed. Süüdimatud ja lähedalt nendega kokku puutunud, töötanud juba 10 aastat Riigikogus ju Jürgen Ligiga olnud piike murdnud, et peale selle, et süüdimatu tegelikult silmapaistvalt ebaintelligentne. Ja ma ei mõtle, et rumal, võib-olla tal on teadmiste hulk on olemas, erinevalt Võrklaevast, aga ebaintelligentne, ei pane asju kokku, ei näe seoseid, ei näe tagajärgi, kui näeb, siis ei huvita. Ja muidugi ebaadekvaatne enesehinnang. Nii et need on need inimesed, kes meid siia on tüürinud, kuhu me oleme jõudnud ja ütleme siis niimoodi, et erakonna kongressi kõned, eelmisel aastal erakonna kongressi kõne oli nagu sissevaade. Erakonna sisemise sihiseadmisega tegelev kongress oli meil eelmisel aastal, kõik mäletavad, et meil oli suur, nimetame seda suurejooneliselt kodusõjaks, aga tegelikult oli kild lendas minema. Ja sellega tuli tegeleda, aga täna on niimoodi, et meil on sügisel on ühed valimised ees, need kohalikud valimised on tähtsad. Kui me mõtleme näiteks tuulikusõja peale, siis kohalikel valimistel ongi see lahingutanner. Kui me mõtleme väikekoolide allesjäämise peale või hariduse säilitamise peale, tervemõistusliku hariduse säilitamise peale, mitte selle peale, kus meil räägitakse 20 ja pluss soost lastele nii lasteaias kui koolis, et siis see lahingutanner on kohalikud omavalitsuste valimised. Pistan siia vahel, et kas EKRE esimehena sina annad nüüd kindla lubaduse, et EKRE esindajad seisavad kõik nagu üks mees tuulikute vastu? Ja, absoluutselt. Me teeme seda praegu juba. Ja pean ütlema, et ka päris märkimisväärselt edukalt seal, kus vähekenegi meil on esindatus kohalikus omavalitsuses olemas, et nii seal, kus me oleme koalitsioonis on igal pool on pidur pandud ja me oleme koalitsioonis Eestis umbes 20 omavalitsuses. Nii et igal pool on see täielikult stopatud, et see on viisid, kuidas seda tehakse, on erinevad, et mõnel pool lihtsalt protsess soikub või seiskub, mõnel pool tühistatakse mingeid planeeringuid, mõnel pool on see kuidagi teistmoodi tehtud, aga põhimõtteliselt on. Ja ka seal, kus me oleme opositsioonis, oleme me väga paljudes kohtades ikkagi mobiliseerinud, ütleme siis
volikogu enamuse olema vastu tuulikutega edasi liikumisele, sellepärast et nende tuuliku teemal sarnaselt ma mõtleksin niimoodi, et need ei ole päris paralleelselt võetavad, aga sarnaselt näiteks ütleme siis süstimissunnile jooned jooksevad mitte erakondade vahelt, vaid erakondade seest või ka valimisliitude seest, et inimesed, kes saavad aru ja inimesed, kes on ära ostetud. Nii et jaa, selles mõttes absoluutselt kategooriline lubadus ja see oli ka osa mu kongressi kõne, oli üks terve pikk jupp oli pühendatud sellele, mis on meie energiapoliitika ja miks ta on selline, nagu ta on, et me ikkagi, kui me tahame, et inimesed jõukamaks saavad, siis peab majandus hakkama tööle ja kui me tahame, et majandus hakkaks tööle, siis on vaja odavat energiat ja odavat energiat me saame järgmised 20-30 aastat põlevkivist. Selle jaoks, et see põlevkivienergia odavaks läheks, on vaja riiklikku regulatsiooni muuta, see hind on kalliks aetud ainult poliitiliste otsustega ja selle jaoks, et hind uuesti odavaks läheks, on vaja teistsuguseid poliitilisi otsuseid ja neid teistsuguseid poliitilisi otsuseid teevad teistsugused poliitikud, kui täna võimul on. Et siin ei ole mõtet rääkida meil Andres Sutile või ma ei tea, kes meil seal neid asju ajavad, eks ole, et tehke teistmoodi. Nad ei hakka kunagi tegema teistmoodi, sest kõik me teame seda, aga kordame üle, rohepööre on hiiglaslik rikkuse ümberjagamise mehhanism, kus meid kõiki tehakse vaeseks, meilt kõigilt võetakse raha ära ja see raha antakse vähestele. Ja vaata, sutitaolised on sellel pool seda võrrandit, kuhu see raha liigub. Me kõik tuleb teisel pool, eks ole, nemad on sellel pool, kuhu raha liigub. Nad täiesti tuima näoga seletavad meile, et ring on kandiline ja päike tõuseb läänest ja loojub solgipange ja te peate kõik oma raha ära andma. No mind tegelikult teatud mõttes natukene hämmastab muu äri ladviku suhtumine sellesse küsimusse, kes arvab ka olevat enese teisel pool, et kui Klaus Schwab ütleb, et teil pole mitte midagi ja te olete kõik õnnelikud, siis praegune äri niinimetatud eliit üritab arvata, et jah, kõikidelt teistelt võetakse midagi ära, aga küll meile ikka midagi jääb. Et küll me ikka kuidagi hakkama saame, need miljonid või mõned kümned või 100 miljonid, mis on siin kogutud elus, et ega seda nüüd ka päris ära ei võeta. Kuigi siin nüüd räägitakse juba täiesti avalikult Euroopa Liidu tasandil, teatas mõttes sellest, kuidas hakata inimeste säästude kallale minema, et Euroopa kaitsepoliitikat edasi viia. Ja ehk siis seda tohutut Euroopa seda 800 miljardit kokku kraapida nüüd kuskilt. Seda on tegelikult räägitud juba poolavalikult või avalikult. Objektiivis oli siin ka hiljuti just üks artikkel, mis seda käsitles. Aga tuletame meelde, võlakriisi ajal Kreekas ju tehti seda. Kõikidelt säästudelt, mis pangas istusid, mis arvetel olid, võeti 10%. Kõik. Sa olid pannud omal kui sa seda padja alla ei olnud kogunud või madratsi alla, nagu vanasti öeldi, eks ole, või sukase äärde, sõna otseses mõttes. Siis kui see sul seisis panga arvel see raha, 10% võeti ära. Ja ja silm ka ei pilkunud. Oli vaja. Ja ma tuletaks, kui sa ütled, et imestan, et ettevõtjad nii ja ettevõtjad on ennast ju raha, mida raha teeb? Raha isoleerib sind elu argimuredest küllaltki edukalt. Ka rikkad nutavad, me teame, ikka on igasuguseid muresid ka nende elus, võib-olla natuke teistsugusel või teisel tasandil, aga põhimõtteliselt sa saad ennast vabaks osta tervest hulgast sellistest probleemidest, mis vähem jõukamale inimesele koduõuele sõidavad. Alates sellest, et kui sa oled rikas, siis sa saad kolida jätkuvalt kallimasse linnaosasse, kus immigrandid ei ürita bussitada iga päev, kui sa nina ukse vahelt välja pistad ja lõpetades selles, et kui see maks tõusebki, siis sina jõuad oma elektriarve ära maksta. Et sa isoleerid ennast. Nii et kui sul on ikkagi korralik puhver, korralik sissetulek ja sa niimoodi oled jätkuvalt võimeline seda elustiili hoidma, siis sa ei nurise. Teine oluline aspekt on see, ütlesid ka Eestis ettevõtjad, vabrikandid, kui tuli nõukogude võime, ega ka kommunistidel on ju vaja, et keegi toodaks kingasid ja mööblit ja ma ei tea, mida seda teist kolmandat. Kus nad siis, neil on meid ikka vaja. Nad ei saanud sellest aru, et neil oli nende vabrikut vaja. Sind vabrikanti ei vajanud keegi. Või heal juhul võeti sul vabrik käest ära ja tehti Tšehhi juhatajaks, et sa tead hästi, kuidas need masinad töötavad. Nii et aga ja tuletame ka seda meelde, kui palju me oleme lugenud või ma olen ka ise rääkinud
ma olen lapsest saadik elanud Lääne-Eestis rannikul, sealt läks umbes pool elanikkonnast läks paatidega minema 44. aastal ja ja siis oled ikka küsinud, et need, kes maha jääd, need teine pool viidi Siberisse. Et miks siis teie ära ei läinud? No kus ma lähen, mul siin vanemad maetud, mul siin lehmad laudas, neid ma ju kaasa ei võta, mul on siin kõik olemas. Ehk läheb üle, ehk mind ei puudutata. Et see on inimloomuses, nii väga inimloomuses, aga võt, nüüd me oleme Eestis ja Euroopas ja tegelikult ka Ameerikas ju olukorras, kus järjest raskem on endale seda lohutust pakkuda, et ehk läheb üle, ehk jäetakse raha kätte. Nii et selline ärkamine minu meelest, ühiskondlik ärkamine on mu meelest tuntav kuidagi seljanaha või sõrme otsaga. No jaa, et tõepoolest Euroopa on ikkagi, tundub, et on ikkagi täiesti hulluks läinud ja üha rohkem hullemaks läheb, et siin on selge nagu paralleel, mulle tundub Nõukogude Liidu viimaste päevadega, et kui ühelt poolt on kuskilt glasnostit ja perestroikat, siis juba täpselt, siis juba kuskil mujal on mingisugune vanameelsete seltskond, kes üritab kruve veel rohkem koomale keerata ja praegu kogu see seltskond, kes seal on, von der Leyen ja Kaja Kallas ja Christine Lagarde, on seltskond, kes tegelikult ikkagi üritab põhimõtteliselt teha Euroopast mingisugust täielikku rohekommunismi hullumeelset liiduvabariikide kogukonda sinna. No vaata seda pilti, see on toksiline östrogeen. Absoluutselt. Täiesti toksiline östrogeen. Sealt vaatavad sulle vastu süüdimatud kurjad inimesed, kes ajavad kurjuse asja. Ja me arvan, et täiesti teadlikult, et inimesed ikkagi vangutavad pealt, et kuda nad nii lollid on. No ei ole lollid, on kurjad. Toksiline feminiinsus vaatab sealt vastu. Toksiline östrogen, just. Absoluutselt, aga kogu selles olukorras võib tõesti välja siis tuua selle, et mida hakata vaikselt Eestis nüüd paremaks tegema. Tegelikult mulle väga meeldis see, kuidas sa alustasid oma seda paremaks tegemise loetelu ühest väga olulisest aspektist, ehk siis demograafia. Kui meil ei sünni lapsi või sünnib lapsi kõige vähem Eesti mõõtmisajaloo jooksul üldse, siis me tegelikult ei saa mitte millestki enam rääkida tulevikus kui Eesti Vabariigist ja üldse Eesti Vabariigi probleemidest, siis need hakkavad olema kellegi teise probleemid, nagu sa ütled seal. Et need hakkavad olema mingisuguse muu rahva probleemid seal, aga mitte eestlaste probleemid enam. Et kui me räägime üleüldse nagu alusest, millele see riik on ehitatud, siis ikkagi sellele alusele, et me suudame jätkusuutlikkuse printsiipi kehtestada siin, ehk siis luua neid inimesi, kes tegelikult oleksid eestlased, sünnitada, kasvatada neid inimesi, kes oleksid eestlased ja suudaks seda riiki edasi viia. Praegu me tegelikult seda ei saa nimetada, et selline olukord oleks. Et see iibekriis ja rahvastikukriis on ikkagi niivõrd terav, kui sinna juurde panna tegelikult ka inimeste äravool Eestist, lisaks tohutu immigratsioon, siis me oleme tegelikult olukorras, kus mõnekümne aasta jooksul on Eesti tegelikult juba tundmatuseni muutunud. Ja see on see suur elevant tegelikult toas, mida liberalistlikud jõud ei adresseeri, ei räägi üldse sellest, eks ju, et eestlased ei ole enam võimelised ennast taastootma. No mitte lihtsalt, et ei adresseeri, vaid aktiivselt töötab selle nimel, et olukorda halvendada. Aktiivselt tegeleb massiimmigratsiooni soodustamisega läbi odavtööjõu sisse, kõik need jutukesed sellest, kuidas meil on vaja oskustöölisi, on ju lihtne tuim valetamine. Keegi ei too siia oskustöölisi. Oskustöölise tegelik mõõdupuu on see, kas talle makstakse kõrget palka või mitte. Kui me vaatame seda, mida küsib Kaubandus-Tööstuskoda, et tal on puudu neid ja neid oskustöölisi, siis nende oskustööliste palgad tänasel Eesti tööturul on juba on enam-vähem kahekordne Eesti palk. Ja neid inimesi ei taha Eestisse keegi sisse tuua. Tuua tahetakse kõige madalama palgaga, kõige juhmimat tölpat, mida üldse maailmast leitakse
ja noh, nüüd ütleme, meil on bangladeshlasi palju, meil on vietnamlasi juba väga palju, meil on süürlasi Afganistane, meil on Mustast Aafrikast inimesi palju, kasvab tohutu kiirusega, see on mõne aastaga on kahekordistunud moslemite hulk Eestis, mõne aastaga on kahekordistunud, ütleme veel mõni aasta jälle kahekordistunud ja meil on juba täna Eestis olukord, kus türklased moodustavad kogukonna, kes ähvardavad kohalikke poliitikuid. Türklased moodustavad kogukonna, peavad siin mingi meeleavalduse Türgi sisepoliitilise madinaga, keda nad seal hukka mõistsid või kelle poolt nad seal kõnelesid Vabaduse väljakul. Kui me sellest tegime uutes uudistes uudise, siis tuli ähvarduste laviin meile, et me oleme valesti kajastanud nende üritust. Kujutad ette, nemad tulevad siia, hakkavad omavahel vaidlema või hakkavad karjuma, kuidas Türgis olema peab, kui sa seda kajastad, siis ei tohi nii, ei tohi, valesti kajastasite, vaadake ette poisid, et juba ähvardavad. Ja neid ei ole palju siin veel, Türgi kogukond ei ole veel suur. Nii et see toimub kiiresti, tohutu kiiresti, me ei räägi mõnekümnest aastast, me räägime mõnest aastast. Noh, toome paralleeli Ameerika Ühendriikidega, mis on ju väga suur riik, väga suur rahvastik. 4 aastaga demograafiline seier nihkus niimoodi, et peaaegu pöördumatult. Ja ainult tänu sellele nüüd, et Trump tuli võimule, Trump on näidanud ühte lihtsat asja. Kõik need jutud sellest, et oi, meil ei ole midagi võimalik teha, on puhas vale. See on tahtmise küsimus. Trump pani piiri kinni, piir peab. Joe Bideni valitsuse ajal keskelt läbi tuli seal 140-150 000 inimest ühes kuus illegaalselt üle piiri. Ja piirivalvurid nii-öelda registreerisid ära, lasid riiki sisse. Midagi teha ei saa. Tippkuudel seal 170-180 000 inimest ühes kuus tuleb lihtsalt jalutab riiki sisse, lüüakse tempel, et või noh, registreeritakse ära, ahah, selge, pandi bussi peale, saadeti kuhugile väikelinna maksumaksja rahaga hotelli ja Trump pani piiri kinni veebruarikuus 8000 illegaalset piiriületust ja need saadeti kõik tagasi ja märtsikuus 7000 millegagi, et noh, lihtsalt piir peab. Ja lisaks sellele iga päev saadetakse tuhandeid inimesi riigist välja, iga kuu saadetakse 10 000 inimesi riigist välja ja see tempo kogu aeg kasvab. Nii et noh, selles mõttes immigratsiooni teema Eestis on katastroofiline ja nüüd tahetakse hakata tooma meile Kesk-Aasiast. No me teame, mis inimesed on Kesk-Aasias, no nad ei ole haritud, nad ei ole kultuursed, nad ei sobitu meie ühiskonda, nad muide on väga palju venekeelsed. Ja see on asja üks pool. Asja teine pool on, vaatame, mida siis liberaalne valitsus on teinud Eesti peredele. No ei ole poliitikat, mis ei tee halvemaks noorte perede, lastega perede elu. Hariduspoliitika, transpordipoliitika, maksupoliitika, noh, kõik üle välja, tervishoiupoliitika, kodustelt emadelt võetakse tervisekindlustus ära. Kõik poliitikad süstemaatiliselt töötavad selleks, et noortele inimestele noh, mitte lihtsalt signaal saata, vaid sõna otseses mõttes jalaga kubemesse lüüa öelda, et ei ole vaja teid, ei ole vaja teie lapsi, kebige tööle. Et noh, see on see. Nüüd ma oma kõnes väga spetsiaalselt, väga teadlikult kõige ette panin ikkagi väärtused. Et majanduslikud asjad on olulised, see on täiesti selge. See, mis on juhtunud mitte ainult jälle Eestis, vaid terves kõigis lääneriikides, et noored inimesed ei saa oma kodu kättesaamatuks muutunud. Vaatad 30 aastat tagasi. Keskmise palga saaja sai pangalaenu kergemini ja maksis pangalaenust väiksema osa oma sissetulekust ära kui tänasel päeval. Vaatad 50 aastat tagasi, veel kergemini, veel väiksema osa maksis oma pangalaenust ära. Ehk oma kodu 90-ndatel 60-ndatel, noh, okei, Eestis oli sel ajal teistsugune majandussüsteem, aga kui me räägime läänest, oli palju lihtsam võtta ja saada kui tänasel päeval. Sa ei saagi muud teha, kui oodata, et vanaema või vanatädi ära sureb ja selle korteri endale saad. Ja selleks ajaks oled sa juba 35 või 40 ja kus siis enam perekonda lood, kus siis enam lapsi lood. Ühesõnaga, see on muide otseselt immigratsiooni tagajärg ja roheliste poliitikate tagajärg. Siia ei või ehitada, seda ei või ehitada. Kui ehitad, siis peavad olema seal sellised nõudmised, et maja on 2 korda kallim, eks ole. Ise ei või mitte midagi ehitada, eks ole. Jälle süsteemse poliitika tagajärg. Nii et noh, majanduslikud asjad on väga olulised, aga ennem seda palju tähtsam on väärtusküsimused. Ja noh, nii on, et kui sul on suunurgast vahtu ajavad, verd täisvalgunud silmadega, satanistid, liberalistid seletavad, kuidas meil on vaja homopööret, kuidas meil on vaja transsoolisust lasteaias juba õpetada.
no iibekriisi nii ei lahenda, need inimesed ei lahenda, need inimesed teevad hullemaks iibekriisi. Nii et noh, iive on A ja O, sellest ei ole ja see ei ole võimatu seda ümber pöörata, ega lõppkokkuvõttes inimesed, ka Eestis jätkuvalt noored inimesed tegelikult tahavad lapsi. Ja, see on oluline küsimus, et sa räägid siin selles kõnes, kuidas Eesti tuleks teha põhimõtteliselt kõige peresõbralikumaks riigiks üldse, et mis need meetmed oleksid sinu arvates? No me kõik teame, kui palju maksab riik igasugustele anaal-MTÜ-dele raha. No, kes propageerib nokulauludega lasteaias transsoolisust, kes propageerib siin homoabielusid, noh 100 miljonid aastas, Eesti taolises riigis 100 miljonid aastas koos eurorahadega, õudne raha, mis on vähemalt 15-20 aastat läinud selle jaoks, et nii-öelda kujundada ühiskondlikke hoiakuid. No esiteks tuleks raha kõik neilt ära võtta, teiseks osa sellest rahast tuleks panna ikkagi pereväärtuste propageerimisele. Alates haridussüsteemist, lasteaiad, koolid, lõpetades kultuurivaldkonnas, meediavaldkonnas, seda tuleb lihtsalt täiesti süstemaatiliselt teadlikult nii-öelda hoiakuid kujundada ja ehitada. Ja see on meil põhiseaduslik imperatiiv. See ei ole niimoodi, et kus me nüüd maksumaksja rahaga hakkame sellist ajupesu tegema. No maksumaksja rahaga päris kindlasti ei tohiks teha homo ajupesu, aga näe tehakse. No aga tegelikult peaks tegema pereväärtuste. Esimene asi peaks olema see, et igasugune nagu homopropaganda üleüldse seaduslikult ära tõkestada. Ja, nii nagu Ungaris. Et avalikud marsid, koolis tehtav homopropaganda, rääkimata düsfooriate edendamisest, kõik see on kuritegelik. See on kuritegelik asi, sellega ma nõustun. Laste väärkohtlemise erivorm. Täiesti selgelt ja sellisena tuleb teda käsitleda. Sellised inimesed tuleb vangi panna. Nüüd see väärtuspool on selles mõttes ülioluline, et ilma selleta ei tule midagi. Nii-öelda moraali taastamine on ülioluline. Ja siin peab riik olema see, kes seda asja tagant tõukab. Seal peab olema poliitiline juhtimine sellel. Ja ma ei näe ju ühtegi teist erakonda Eestis, kes sellest sellisele mõistaks seda muret ja seda lahendada tahaks sellisel viisil ja mõistaks selle nii-öelda kiire loomulisust või seda, kui kiire meil sellega on. Ja haridussüsteemis tuleb see kindlasti sisse viia ja loomulikult ka igasugustes avalikes debattides, riiklikes poliitikates. Teine on loomulikult maksusoodustused noortele peredele, oma kodulaenu kustutamine iga järgmise lapse pealt. Meil on programmis see, et iga lapse pealt veerand laenu kustutada. Et kui sul ongi 4 last, siis sa oled saanud, riik on sinu eest selle laenu ära maksnud. Eks see mehhanism on vaja nagu detailitasemel täpsustamist, kuidas see täpselt käib ja aga põhimõtteliselt, et kui sul on 4-lapseline pere, siis sa oled tegelikult saanud oma kodu kinni makstud ja sa saad neid lapsi kasvatada. Et loomulikult kõik need maksud, mis on toimunud siin, automaksud, kõik need asjad ära kaotada. Nii et ja kodulähedane kool, kodulähedane lasteaed, huviringid, väikese raha eest, ütleme sisuliselt sümboolse raha eest, et päris tasuta asja ma ei poolda, siis hakatakse raiskama, aga niimoodi, et see on ikkagi ka kõige tavalisemale inimesele jõukohane, ka suurperele jõukohane. Samamoodi siis kultuurisündmuste külastamine, teatrid, muuseumid peavad olema ka, ütleme, normaalsetele inimestele, kes ei saa mitte Riigikogu liikme palka, vaid tavalist keskmist palka peab olema jõukohane, et sul laps käib vähemalt paar korda aastas kinos ja teatris ja muuseumis. Et need on asjad, mis kõik loovadki selle peresõbraliku ja lastesõbraliku, mida ma ka ütlen, nii emade kui isade sõbraliku ühiskonna. Ja nüüd on, ma ei tea, kui paljud selle sellise retoorilise nõksu seal nagu ära registreerisid või mitte, aga me kõik oleme kuulnud, kuidas Eesti peab Ukrainat toetama nii kaua kui vaja, nii palju kui vaja. Aga mina ütlen vastupidi, me peame toetama oma noori peresid nii palju kui vaja, nii kaua kui vaja. Ja see on absoluutne prioriteet. Kõik muu, täpselt nii nagu ongi, et me võime 5% SKP-st panna riigikaitsele, aga kes see sõdib? Mis inimesed sõdivad? Need ukrainlased, kes meile siia tulevad või need süürlased, kes meile siia tulevad või need vietnamlased, kes meil siin on või kes see siis seda Eestit kaitseb? Kelle mure see on siis?
kui meil oma Eesti lapsi enam ei ole. Ja on selge, et need on väga olulised meetmed. Tõsi, mina näen ja ma olen rääkinud sellest nagu aastaid ja siin juba 10 aastat sellest, et tegelikult meie perekonnakultuuri probleemi südamikus on ikkagi see, et meie kultuur kui selline tervikuna on täiesti laostunud. Et tõsi, riik võib siin nügida mingite kampaaniatega, riik võib teha soodustusi, riik võib teha seda ja toda, aga tegelikult me vajame tõsist kultuurimuutust siin, et kui ikkagi on sellist nagu söövitav revolutsiooniline vaimsus, mis on nii meeste kui naiste suhted mürgitanud feminismi kaudu, nii nagu sa mainid ka seda muuses, aga tegelikult ka üldse nagu üldkultuuri vaimus niimoodi, et sa ikkagi lähed ja logid sisse ükskõik kuhu, alates ERR-i Jupiterist, mis näitab mingisugust poolpornot seal järelvaatamises. Just hiljuti vaatasin, milliseid filme seal on ja seal on mingisugune Prantsuse poolpornofilm on seal siis rahva raha eest kõikidele kultuura niimoodi vaadata ja siis on nagu terve rida mingit muud kraami ja loomulikult kogu masskultuur, mis tegelikult söövitab inimesi tervikuna, eks ju, ja nende arusaama inimloomusest, perekonnaloomusest, kogu nagu elu tervikust, eks ju. Ja see on nüüd palju keerulisem, kuidas seda saab, et tegelikult rahva taastamiseks on vaja teatas mõttes nagu vaimset tärkamist. Ma olen kristlane, ma ütleksin religioosset tärkamist. Ja sinna juurde kuulub ka see muidugi, et riik tunnistaks väga ühemõtteliselt ja selgelt seda, et lapsi ei tapeta. Nii, et lapst ei tapeta, ei peale sündimist, ei enne sündimist. Ema üsas ei tapeta mitte ühtegi last. Et see on ka üks nagu absoluutne miinimumnõue tegelikult üleüldse, et tsivilisatsioon ja riik oleks inimsõbralik ja peresõbralik. No meie kultuuri keskne see nii-öelda negatiivne taganttõukaja on isekuse propageerimine. Et mina, minul, mulle. Kõiki inimsuhteid, nii meeste ja naiste vahelisi inimsuhteid, kui vanemate ja laste vahelisi inimsuhteid, kui ka sõprade ja kolleegide vahelisi, kui ka riigi ja kodaniku vahelisi suhteid mürgitab see mina. Et mulle nii ei meeldi, mina nii tahan, ma pean seda saama. Et see on ju absoluutne täielik vastand sellele samale kristlikule sõnumile, et hooli ligimesest sama palju, kui sa iseendast hoolid või armasta ligimist sama palju, kui sa iseennast armastad. Ehk siis, iseennast on jube kerge armastada, aga proovi siis seda ligimest armastada. Eriti neid ligimesi, kes, igal inimesel omad väiksed kiiksud aga proovi seda teha, et see ei ole üldse nii lihtne, eks ju, et selleks tuleb pingutada. Aga me elame ajastul, kus pingutus on ju põlastusväärne. Enesedistsipliin on midagi sellist, millega tegelevad ainult lollid inimesed. Vaeva nägemine, gratifikatsiooni saamine kaugemas tulevikus kui kohe. Mis mõttes? Ma pean kohe saama kõik kätte, ma pean kohe saama rikkaks. Kui ma tööle lähen, ma pean kohe saama head palka. Ei ole niimoodi, et ma lähen tööturul, alustan madalast astmest, hakkan vaikselt minema, jõuan pensioni eelikuna oma karjääri tippu, eks ole. Ei, kohe pean saama sama palka kui 30 aastat tööturul oskuseid ja kogemusi ja suhteid omanud inimene. Et see absoluutne isekuse maania, mis meil valitseb, muidugi tuleb Hollywoodist või ütleme see suur lai peavoolu popkultuur, mida me näeme siin voogamas meile kõikidest kanalitest. Ega sellega võitlemine ongi kohutavalt keeruline. See ongi, ma arvan, meil on katarsist vaja. Ega ilma sellest mingisugust suuremast raputuseta sellest välja ennast ei raputa ka. Aga me oleme jõudmas sinna katarsisesse. Minu meelest või on see meil juba käes see katarsis, ma ei oska öelda, kus faasis me oleme. Sest mitte miski ei tööta enam. Inimestega räägid, siis kõigil on kõigest kõrini, kõigil on kõigest keegi ei hooli millestki enam, isegi enam iseendast ei hoolita, kõigele hakatakse käega lööma. Ma olin noor sel ajal, kui Nõukogude Liidu see nii-öelda lõppfaas oli Brežnevi aeg, eks ole, või
aga mulle tulevad paralleelid tuttavad ette. Mulle tulevad tuttavad ette need nagu hoiakud, mis olid Vene aja lõpul, kus samamoodi mitte miski ei toiminud. Keegi ei uskunud ametlikku propagandat, keegi ei võtnud tõsi. Kõik varastasid veel nii palju, kui varastada sai. Et noh, ja proovisid oma elukest elada niimoodi oma väikeses kitsas rajas, kui üldse olla sai. Aga see ei aidanud enam kõik ju, see ei aidanud. Ja noh, Nõukogude Liidu lõpuajast me paralleeli võime ka seda näha, kuidas kõigepealt ütleme, poliitilised repressioonid ju veel niimoodi spasmidena käisid, eks ole, Vilniuse teletorn ja Tbilisi veretöö sapöörlabidatega, dissidentide vangistamine ikkagi veel kuni 87-8 aastani. Aga noh, näha oli, et selline haare järjest nõrgenes. Ja nüüd see on teine osa minu kõnest, et mida Nõukogude Liidu lõpp meile õpetab, on see, et me ei tohi karta süvariiki. Siis murdus Nõukogude Liit, kui mass inimesi enam ei kartnud KGB-d. Siis KGB-le ei hakanud enam hammas peale. Kui lihtsalt enam ei kardetud KGB-d ja lihtsalt enam ei usutud Vremjat ehk Delfit ja Aktuaalset kaamerat, et siis see süsteem varises kokku. Aga süsteemi kokkuvarisemine loomulikult eeldab ka seda, et need, kes siiamaani on selles süsteemis, need samad hästi toime tulevad ettevõtjad või noh, keskklassi ülemine ots, et ka need ei ole enam süsteemiga rahul. Ja mu meelest me oleme sinna välja jõudnud ka tegelikult. Ja, kahtlemata. Muuses gratifikatsiooni osas on looma käitumisteadlastel ehk etoloogidel üks väga selge intelligentsuse näitaja, et kui valitakse otsene ja kiire gratifikatsioon, siis see on kindlasti madala intelligentsuse tunnusjoon. Ja kui sa oskad seda hetkelist nii-öelda gratifikatsiooni kõrvale lükata ja näha seda astmelist protsessi liikumaks suurema gratifikatsiooni poole, siis see annab tunnistust palju kõrgemast intelligentsist nii loomadel, aga kahtlemata ka inimestel. Ja see on muuseas tänapäeva kultuuri nagu üks aspekt, et kui me räägime sellest kohe praegu nüüd olevast naudingust, kättesaadavast naudingust, siis see tegelikult ei ole mitte midagi muud kui ka intelligentsuse kõige suurem madalkäik tegelikult. No see on see, mille kohta Sven Kivisilnik ütleb, et loomastumine. Jah, inimeste loomastumine, noh, see me näeme seda, noh, See on traagiline selles mõttes, et noh, kui ma vaatan seda, kuidas Euroopa tsivilisatsioon meie enda silme all nagu kokku variseb. Immigratsioon on see, mis seda teeb, aga noh, ega kõik tsivilisatsioonid surevad ära ikka enesetapu tagajärjel, mitte mõrva tagajärjel. Ja see enesetapp oli iseenda veenmine, et kõik kultuurid on võrdsed, et rahvusriigid on halvad, et noh, kogu maailm on nagu üks suur, mis see Ameerika see Big Bird või noh, see vasakpoolsete multikate põhiiva on see, et noh, et need koletisi pole olemas, neid on lihtsalt lapsepõlves kiusatud või neid ei ole nende iseäralike imelike omaduste tõttu piisavalt palju pai tehtud, et noh, küll kui teed pai ja kallistad, et noh, küll siis koletis teeb sulle vastukalli, ei tee, ikka võtab kinžalli välja, lööb sulle vastu 20 korda, pussitab 2-aastast last ja karjub Allah Akbar, et ei aita kallistamisest, ei aita. Aga kui sa oled ise ennast veennud selles, et võta aga kollid enda juurde, noh, nii nagu meil kuulus lause oli, et pange tuli põlema, kapis ei ole kolli. Aga tegelikult on ju kapis koll. Tegelikult ta hüppab sulle sealt kinžalliga välja ja noh, taob nii kaua nuga sulle rindu, kuni keegi tuleb ja teda peatab. Noh, sest kiin on peal. Tal on verejanu on peal ja kui sa ei saa aru, et maailmas on ohtlikke inimesi ja sa ei saa aru, et maailmas kõik kultuurid ei ole võrdsed ja et mõned kultuurid vihkavad sind aktiivselt ja soovivad sinu hävingut ja kui sa neid impordid suures koguses, siis tulebki häving, siis see on suitsidaalne käitumine, see ei ole mõrv. Nad on kogu aeg tahtnud meile halba ja on kogu aeg üritanud meid ära hävitada, aga varasemad põlvkonnad, varasemad milleeniumid, me oleme sellest aru saanud, võidelnud enda eest. Ja nüüd me laseme nad sisse ja kuna kõik on osalised selles olnud, see ennast õlale patsutav puhevil rinnaga liberaal, mina olen salliv, mina olen avatud, noh mina küll neid natsipersesid ei toeta, mina ikka olin hea ja läksin tervitama rongijaama, immigranti, wir schaffen das, refugees welcome.
mina olen see hea inimene, ta ei saa ju tunnistada, et ta on mõrvarid riiki toonud, kes tapavad ka tema lähedasi. Ikka peab keegi teine süüdi olema. No loomulikult need konservatiivid, kes ei lase seda harmooniat tekkida ühiskonnas. Et kodusõda on tulekus Euroopasse. Sellest ei ole enam pääsu, sellest oli pääsu 10 aastat tagasi, enam ei ole pääsu. Ükskõik mis stsenaariumid Euroopas edasi lähevad, kõik stsenaariumid lõpevad vägivallaga, massilise vägivallaga. Küsimus on selles, kas selles vägivallas me jääme ellu või ei jää ellu. Ja esimene, kellele tuleb selles kodusõjas minna ja panna paika, on sisevaenlane. See on esimene. Need samad liberaalid, kes tahavad jätkuvalt, et me laseks ennast tappa. Ja, ma olen kindel selles, et kui näiteks Eesti peaks olema Venemaa rünnaku all, siis on mitmeid Eesti kaitseliitlasi või teisi inimesi, kes mõtleks, et esimene, kellele tuleb pauk ära panna, on näiteks siin laua taga istuvad inimesed, Helme ja Järvi, kellele tuleb laksuga nii-öelda uks lahti lükata ja nad kas ära likvideerida või üldse. See ei ole teoreetiline. Ütleme selles mõttes, et või abstraktne arutelu, et kui meil aasta tagasi või natuke vähem kui aasta tagasi erakonnas toimus nii-öelda kodusõda, siis istus üks meilt lahkunud Riigikogu liige ja sisistas mulle, et Eestis ei tohi olla ühtegi poliitikut ja ühtegi erakonda, kes ei toeta sõda Venemaaga ja kui on selliseid poliitikuid, ta oma kätega likvideerib nad. Riigikogu liige. Nii et see mõtteviis on täiesti praktikas olemas. Ma arvan ka, et see on olemas. Tuleme võib-olla mõne teise temaatika juurde selles Eesti kordategemise võimalustes, et üks asi, mida kindlasti korda tuleks teha, on kogu nii-öelda justiitssüsteem. Siin hiljuti olid just otsused, üks positiivne, teine negatiivne, Kersti Kracht ja Kingo. Nii et kommenteerime neid ka natukene. No ühe ja sama, ütleme siis, protsessi erinevad tahud. Ja ega ka Krahti puhul ju lõppkokkuvõttes laest võetud süüdistusega tehti ühes episoodis ikkagi kriminaalkaristati ära. Mõisteti süüdi ja karistati ära tingimisi vanga karistusega. See on oluline lihtsalt lahti rääkida, et nüüd Krahti kaasuses oli 4 süüalust, 3 ärimeest ja Kersti Kraht. Kogu sellest 4 süüalusest siis 3 mõisteti täielikult õigeks, ehk need ärimehed mõisteti täielikult õigeks. Kersti Krahtil oli nende ärimeestega koos süüdistused, millest ta mõisteti õigeks, aga siis oli täiesti eraldi teemana toodud süüdistusse sisse toimingupiirangu rikkumine, mis on niisugune hästi kummist paragrahv. Toimingupiirangu rikkumine ei ole seotud ainult näiteks riigiametnikega, toimingupiirangut võib rikkuda ka näiteks eraettevõtja või arst või ka ajakirjanik näiteks. No, ühesõnaga, toimingupiirangu rikkumine on universaalne. Ja ta on täiesti ilma igasuguse piirideta. Toimingupiirangu rikkumine tähendab seda, et sa teed mingi toimingu, mida sa ei oleks tohtinud teha, sest sa oled seotud teise osapoolega. Ja kui siis on veel, ütleme, ja mitte ainult sellest, et selle teise osapoole, et sina saad kasu või teine osapool saab kasu, aga lihtsalt sa ei oleks tohtinud teha seda toimingut. Ja selle alusel on seda paragrahvi eelkõige kasutatakse siis prokuratuuri ja kaporatuuri poolt poliitiliselt. Sest me võime ju kõrvale panna näiteid. Keit Pentus-Rosimannus täiesti ilmselgelt, absoluutselt ilma igasuguse vaidluseta tegi toimingupiirangu rikkumise, kui ta määras iseennast Euroopa kontrollikotta. Absoluutselt nii puhas, kui üldse vaatad kohtulahendid paragrahvi, siis see oli toimingupiirangu rikkumine. Me tegime kuriteoteate prokuratuurile, ei tõstetud toru. Me tegime kuriteoteate kohtule, ei tõstetud toru. Tegime ringkonnakohtule. Ringkonnakohus ütles prokuratuurile, et te peate algatama kriminaalasja. Algatati kriminaalasja 2 nädala pärast, öeldi, et me ei näe kriminaalasja. Lõpetasime kriminaalasja. Ühesõnaga, kui sa oled reformierakondlane ja ise endale teed 400 000 palga, mitme aasta peale ära jagades, veel rohkem oli see, aastane palk on seal mitusada tuhat juba, et siis ei ole toimingupiirangut. Kui sa oled peaprokurör
nagu Parmas oli, ja määras oma pikaaegse hea isikliku tuttava Eesti justiitsatašeeks Ameerika Ühendriikidesse. Ilmselge toimingupiirangu rikkumine. Kui üldse toimingupiirang millegi kohta kehtib, siis selle olukorra kohta. Kas Parmase suhtes algatas keegi kriminaalasja? No ei algatanud. Nii, ja nüüd on siis Kersti Krachti toimingupiirang, tal on varasemast elust praktiliselt kõikide erinevate, tema nii-öelda ettevõtluse ajast saadik on väga palju kasutas advokaadibüroode teenuseid. Ja advokaadibüroodega oli tal nii-öelda äriline suhe. Nüüd hiljem, kui ta oli rahandusministri nõunik, Rahandusministeerium tellis ühelt neilt advokaadibüroolt juriidilise analüüsi kahes küsimuses. PPP küsimus ja pensionireformi küsimus. Lihtsalt juriidiline analüüs. Mõlemad olid seal 20-30 000 hanked. Isegi ja 40 000 on see piir, kust maalt üldse paragrahv tööle hakkab seal. Ja need liideti siis kokku, et saaks selle 40 000 kokku leideti. Aga mõlemad need analüüsid telliti Rahandusministeeriumis on eraldi riigihanke osakond. Riigihanke osakonnas pannakse kokku hanke tingimused, moodustatakse riigihanke osakonnas hanke meeskond, kes seda konkreetset hanget läbi viib. Kracht ei tegelenud hanke tingimuste tegemisega, ei tegelenud hanke meeskonna moodustamisega, ei sekkunud kordagi hanke tulemuste või väljavalimisse, siis võitja väljavalimisse, ei kinnitanud kordagi ühtegi neid otsuseid. Kuid viibis paaril koosolekul, kus sellest hankest räägiti kui tööprotsessist, et meil käib hange ja need ja need ja need. Kas hanke ise kujutles endast toimingupiirangu rikkumist siis või? No niimoodi kohus lõpuks leidis, et ta ei ole, et kuna Kracht oli ministri nõunik, kuna see info liikus ka temani, et selline hange toimub, siis on suur tõenäosus, et ministri nõunikul on selline mõju, et ta sai tulemust mõjutada. Et sellise asja eest siis mõisteti 6 kuuks tingimisi vangi. Absoluutselt, ma ei ole absoluutselt nõus, et ja kusjuures me ise oma meelest olime ta taandanud protsessist, et talle saadeti meil, et meil on siin üks hange tulemas, et see minister peab hanke välja kuulutama või hanke ära kooskõlastama ja ennem kui minister midagi kooskõlastab, ministri nõunik peab selle kooskõlastama ja Kersti Krachtile saadeti see kooskõlastamiseks. Kracht ütles, et ma olen sellega seotud, las teine nõunik tegeleb. Aga see, et talle juba ühe korra see saadeti, siis leiti, et see on tõestab, et ta oli protsessis sees. No nii, et see on selline juriidiline taust, mida kui inimesed endale selle selgeks saavad, siis nad saavad aru, kui jabur oli sellise asja eest üldse teda süüdistada, kui jabur oli teda sellest süüdi mõista. Aga nüüd tuleme selle ülejäänud portsu juurde, et 4 inimesest 3 täiesti mõisteti õigeks. 4 inimene 4 süüdistusest 3 mõisteti täiesti õigeks ja need 4 süüdistust, need 3 süüdistust, millest ta õigeks mõisteti, oli ju see suur asi, millega valitsus pikali joosti, see nii-öelda Porto Franco asi. Porto Franco puhul siis väideti, et Kersti Kracht aktiivselt töötas selle nimel, et Porto Franco saaks laenu ja saaks soodustingimustel laenu. Ja siis vastutasuks selle eest saab ta altkäemaksu, kusjuures altkäemaks oli siis see, et ärimees ostab talt maja ära. Ja selle jaoks, et see maja müük nii-öelda ära peita, siis oli seal veel 3 ärimees, kes siis see ostja oli. Ühesõnaga, et mitte Teder ei osta talt seda maja ära, vaid Tederi tuttav ärimees ostab talt maja ära. See on absoluutne kaardimajakese skeem, eks ole. Ja kohtus täiesti üheselt ja selgelt kohtus tõestati ära ja kohus ka oma kohtu otsuses selgelt kirjeldab, et Kersti Kracht ei mõjutanud seda protsessi sellisena, ei küsinud altkäemaksu, ei saanud altkäemaksu, ei toimunud altkäemaksu peitmiseks rahapesu. See kõik on prokuratuuri fantaasia. See on prokuratuuri meelevaldne tõlgendus suhtlusele ja tööprotsessile. Et vastupidi, ta tegi oma tööd, mis oli talle antud ülemuse poolt ehk minu poolt. Ja kogu see laenude andmine oli ju koroonapaketis, kõigile anti 1%-ga, nii-öelda fikseeritud riikliku soodusprotsendiga. Ei tehtud Porto Francole mingit soodustust. Nii et selles mõttes see kõik on absoluutselt purustas kohus kõik need väited. Nii et selles mõttes ma olen küll väga rahul selle kohtu otsusega. Aga mõtleme nüüd protsess nüüd tervikuna 4 aastat inimene oli kohtu all. 1,5 kuud istus üksikvangistuses. Nüüd on veel tingimisi vangistust jäänud 4,5 kuud järgi, kui see kohtuotsus peaks jõustuma.
maine on mutta üritatud tampida vähemalt. Noh, ma arvan, et ei ole õnnestunud põhjusel ka, et me oleme seda selgitanud päris palju, aga noh, igal juhul on nagu inimest läbi pori veetud, eks ju. Nüüd kulu on olnud mitusada tuhat. Igal kaitsealusel on mitusada tuhat olnud. Et noh, tavaline inimene ei ole võimeline sellist kulu kandma. Ta on jäänud ilma oma ettevõtetest, äridest, ta on jäänud ilma oma isiklikust kodust selle protsessi käigus. Ta on maru vapralt seda kõike, aga kuna sinna oli veel pandud rahapesu süüdistus ka, siis noh, vaata, kui sul on Eestis mingi korruptsioonikaasus, siis maailmas ülejäänud riikides mitte kedagi ei huvita. Aga kui sa paned rahapesu paragrahvi juurde, siis selle paragrahviga on võimalik minna ükskõik millise teise maailma riigi juurde, noh, ütleme vähemalt enam-vähem valge riigi juurde või viisaka riigi juurde ja öelda, et pange tal arved kinni. Ärge laske tal avada siin ettevõtlusega tegeleda, arvetega raha liigutada, et see on kõik rahapesu ja see tuleb külmutada. Ehk siis inimese igasugune majanduslik tegevus külmutati. Sul ei ole 10 eurotki, et osta süüa, sest et see rahapesu paragrahv oli sinna sisse pandud, kõik löödi lukku. Eestis löödi lukku ja kui sul peaks olema kuskil, ma ei tea, Šveitsis või Ameerikas või ma ei tea, Saksamaal mingis pangas arve, see ka löödi lukku. Ehk siis noh, täielik selline ruineerimine 4 aastat. Ja noh, tehti nendel ärimeestele muide sama. Nii et jõhker, hästi jõhker, mis tehti. Noh, rääkimata sellest, et isegi kui nüüd tuleb õigeks mõistev otsus, neid aastaid oma elus tagasi ei saa, tervisekulu tagasi ei saa, kogu kohtukulu tagasi ei saa, aga igal juhul ei saa ju tagasi EKRE valitsust, mis siis maha joosti selle kohtulooga. Nii et noh, ei muutu ju kehtetuks automaksud või lastetoetuste äravõtmised või Ukrainale relvade äraandmised või 150 000 riiki lastud immigrant. See kõik ei ole tagasi pööratav, see kõik ei ole tühistatav. Nii et noh, see on ikka, noh, see nii vihaseks teeb, mis nad tegid. Ja nüüd, kui ma panen siia kõrvale Gert Kingo, noh, Gert Kingo kaasus on veel jõhkram õigluse ja õiguse kuritarvitamine. Prokuratuur, alustame sellest, et kõik Riigikogu liikmed, kes Riigikogusse tööle tulevad, saavad koolituse, mida kujutab endast kuluhüvitis, kuidas seda kuluhüvitist kasutada saab, missugune regulatsioon on, missugune praktika on. Ja see on paika loksunud 25 aasta jooksul umbes. Ja kõik enam-vähem teavad, kuidas see käib. Ja vahel mõni Riigikogu liige kuritarvitab seda, noh, tuletame meelde, Stalnuhhin liisis, endal ei olnud autojuhi lube, liisis autot kuluhüvitise eest, millega sõitis Narvas tema naine. Ja vaadati seda asja, öeldi, et jah, eetiliselt nii teha ei tohiks, aga rikkumist ei ole. Ja liisis edasi. Stalnuhhin andis välja nii-öelda lasteraamatu, mille andis välja siis mingi kirjastus, mis ei olnud tema enda oma, ja ostis kogu tiraaži sellelt kirjastuselt välja kuluhüvitise eest ja jagas seda raamatut nii-öelda kinkena nii-öelda valijatele. Noh, me ei ole kontrollinud, kui palju ta sai honorari sealt kirjastusest, aga põhimõtteliselt oma kuluhüvitisega ta tegi kirjastusele arve ja kirjastus, ma ikkagi arvan, talle ka midagi maksis. Nii et või ka on näiteks sellised lood, kus Yoko Alender, kes ju pikalt elas Rootsis ja kellele iga nädalavahetus käis laevaga Rootsis, tegi endale iga nädalavahetus Rootsi mingisuguse lähetuse, keegi kutsus, Eesti Maja kutsus, mõni kool kutsus, mingisugune kohalik, ma ei tea, LGBT organisatsioon kutsus, tegi jälle lähetuse, laevapilet maksti kinni, päevarahad maksti kinni, käis iga nädalavahetus Rootsis, või no peaaegu iga nädalavahetus. Ja ei ole kriminaalasja, ei ole kuritarvitamist, mitte kedagi ei huvita. Valdo Rand, kusjuures ma ütlen, et see on ebaeetiline, ma ei kiida seda kuidagi heaks, ei seda, mida tegi Stalnuhhin, mida tegi Yoko Alender, seda, mida teeb, eks ole, Randpere, kellel oli Pangalo, Tais, ka tegi endale, tegi siis eraldi, tegi Tai toetusgrupi Riigikogus ja siis hakkas käima, noh, paar korda, ta ei käinud iga nädalavahetus, aga ikkagi mitu korda hooaja jooksul tegi endale asja lähetusega sinna siis soojale maale. Ei ole ka mingit probleemi, ei ole kriminaalasju, ei ole, isegi raha tagasi ei nõutud. Repinski sõitis taksot, eks ole, üüris mitut korterit. Ei ole tema puhul tehti kriminaalasi, aga kohus otsustas, et ei ole süüdi. Nii, aga Gert Kingo siis ütleme maksis advokaadile selle eest,
et inimesed, kes olid kaevatud kohtusse, kuna nad kaitsesid Kert Kingot avalikkuses laimu eest. Kert Kingot laimati ja mitte Kert Kingo ise ei vaielnud selle inimesega, kes teda laimas, vaid meie erakonnakaaslased ütlesid, et kuule, sa laimad ja nii ja nad kaevati kohtusse selle laimaja poolt. Ja Kert aitas osaliselt neil mingeid õigusabikulusid teha, sest ta tundis, et see on tema tööga seotud, nad kaitsesid teda. Nii, okei, võib vaielda, kas ta oleks võinud või pidanud, kas see on nagu mõistlik kuluhüvitise kulutamine või mitte. Aga kindlasti ei ole see kriminaalne ja kindlasti ei ole varasema praktika valguses see olnud keelatud. Ja nüüd on see põhiiva, nagu mida ka meil Ülle Madise käib räägib, aga ta võltsis dokumente. Teda ei mõistetud süüdi kuluhüvitise valesti kasutamise eest, vaid selle eest, et ta võltsis dokumenti. Milles seisnes dokumendi võltsimine? Ta saatis arve Riigikogu kantseleisse ja Riigikogu kantseleis ütles, et sa ei saa, et see sisu on valesti kirjeldatud, tee arve ümber. Riigikogu kantseleis andis talle suunise, tee arve ümber, et me saaksime sulle arve välja maksta. Tema saatis selle edasi advokaadile ja ütles, et mul on vaja teistsugust arvet ja vot see oli vandenõu võltsinguks. Et siis selle eest mõisteti ta kriminaalkorras süüdi. Ja paneme siia kõrvale veel ühe asja. Siis prokuratuur, ma päris peast aastat ei mäleta, see oli niisugune umbes 4 aastat tagasi või kusagil sellises ajaraamis, väljastas kirjaliku teate. Siis oli ka jälle mingi kuluhüvitise teema oli üleval, väljastas kirjaliku teate, et prokuratuur ei käsitle kuluhüvitiste teemat kriminaalasjadena. Et see ei ole kriminaalne tegevus, see on raamatupidamislik asi, kui on probleem, siis Riigikogu kantselei nõudku raha tagasi, tsiviilkorras. Ja mida Riigikogu kantselei on teinud? Mitte tihti, aga vahel küsib raha tagasi, kui on midagi valesti välja makstud, tuleb välja, et see asi, mida Riigikogu liige ütles, et ta justkui oli kulu kandnud, tegelikult ei olnud nii või seal on mingid asjad näidatud ära, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Et kui on valesti läinud, siis ongi Riigikogu liikmelt raha tagasi küsitud. Seda on juhtunud, see ei ole massiline, ma ütlen veel kord, aga seda tehakse. Ja see olekski see mõistlik olnud, et kui nad leiavad, et seda raha ei oleks tohtinud nii kulutada, siis öelda Kert Kingole, palun maksa raha tagasi. Nii on alati käinud, nii on 30 aastat käinud, nii on meile Riigikogu liikmetena öeldud, et asjad käivad. Nii on prokuratuur ise öelnud, et asjad käivad, aga näe, kunagi varem ei ole krimmassi olnud, aga näe, Kert Kingole tehti krimmassi. Ja mitte ainult, et tehti krimmassi, see krimmassi menetleti läbi kiiremini, kui ühtegi teist krimmassi sarnases valdkonnas kunagi on menetletud. Et me rääkisime Kersti Krahtist, Kersti Krahtil oli 4 aastat, kohtulogu ise kestis natuke üle 3 aasta, aga 4 aastat oli siis, ütleme, kogu see protsess. Kert Kingol iga etapp mõni kuu, vähem kui 2 aastaga käidi läbi, kõik Riigikohtuni välja. Ja ma olen teravalt kriitiline siin õiguskantsleri suhtes, õiguskantsleri ülesanne oleks olnud Kert Kingot sellise poliitilise tagakiusamise eest kaitsta. Ma käisin külas Ülle Madisel mõni kuu varem ja ütlesin, Ülle, sinu lauale on tulemas see asi. See on puhas poliitiline klapperjaht. See on absoluutselt väljaspool kõike seda, mismoodi neid asju on kunagi varem aetud. Ära lase selle lihtsalt siit niisama läbi minna, et sinu asi on kaitsta Riigikogu liikmeid prokuratuuri võimu kuritarvitamise eest. Ja ma vaatan täpsemalt järgi. Absoluutselt ei vaadanud. Täpselt nii nagu prokuratuur talle selle paberid laual pani, täpselt nii ta saatis selle Riigikogule edasi, Riigikogu koalitsiooni häältega loomulikult võttis saadiku puutumatuse ära. Ja milles ta läbi kukkus õiguskantsler on see, et õiguskantsleril on kohustus veenduda selles, et kriminaalasja algatamine Riigikogu liikme vastu on see nii-öelda kõige viimane meede, mida kasutada saab, et kui kõik muud viisid probleemi lahendamiseks ei ole tulemust andnud, siis võib krimmasja. Aga ühtegi muud viisi isegi ei proovitud, ehk siis kirja, et Kert maksa raha tagasi, ei tulnud, kantseleilt ei ole tänase päevani tulnud. Või nüüd siis seoses sellega, et ta süüdi mõisteti, siis pärast seda tuli kantseleilt rahanõuega. Aga ainuüksi selle tegemata jätmisega on ta mänginud kokku prokuratuuriga. On ta kukkunud läbi oma ülesandes kaitsta Riigikogu liikmeid poliitilise jõuvõtete vastu siis võimu poolt.
nii et ja noh, kui Kert Kingo tegeles võltsimisega, kui see advokaat tegeles võltsimisega, siis ma küsin ta, miks ei tegelenud võltsimisega Riigikogu raamatupidamine, kes palus arvet ümber. No see on nii poliitiline ja no paneme siia kõrvale. Samal päeval, kui Kert Kingo lõplikult süüdi jäi, Marine Le Pen mõisteti Pariisis süüdi sisuliselt täpselt samasuguse asjaga. Sisuliselt täpselt samamoodi, et väärkasutas kuluhüvitisi, ehk antud juhul siis Europarlamendi palgafondi, mis on ka kuluhüvitisi eriliik. Ja mis on jälle täpselt sama nagu Eestis. Üle 100 Europarlamendi saadiku on teinud seda sama asja, on saanud selle eest märkuse ja ei ole saanud kriminaalasja. Aga näe, Marine Le Pen sai kriminaalasja. Ehk siis see, mida me näeme, on üle-euroopaline muster, kus justiitsvõimu, prokuratuuri, uurimisasutusi kasutatakse selle jaoks, et opositsiooni maha tampida. Ja ühe asja ütlen siia veel ära nüüd, mis puudutas selle Krahti asja. See oli Lavly Perlingu viimane nii-öelda kättemaks peaprokurörina. Lavly Perlingu ametiaeg sai läbi, meie erakond ei olnud nõus tema ametiaega pikendama, sellepärast, et prokuratuur kuritarvitas tema ajal väga usinasti võimu, tegeles poliitikaga väga usinasti ja me ei olnud nõus selle jätkamisega. No saime vihma käest räästa alla, ega järgmine parem ei olnud, ega sellest järgmine ka parem ei ole. Aga ennem siis, kui ta vahetult tema nii-öelda kontorist pidi välja astuma, käivitas ta kriminaalasja Tederi suhtes. Hakati kõigepealt Tederit pealt kuulama. Siis, kuna Teder suhtles poliitikutega, siis kõiki poliitikuid, kes temaga suhtlesid, hakati pealt kuulama. Siis laiendati kriminaalasja poliitikute suhtes ja hästi kiiresti kasvas see lumepall niimoodi, et kuulati pealt Riigikogu liikmeid, kuulati pealt peaministrit, rahandusministrit, keskkonnaministrit, ma ei tea, kõiki nõunikke meil, kuulati pealt kantseleisid igal pool, et kuulati pealt minu tööruumi 24/7, ministri tööruum, kõiki arutelusid, mis seal olid, mis üldse ei puutunud nendesse kriminaalasja asjadesse. Online'is jooksis kõik kaposse kogu aeg kokku, mis meie rääkisime telefonides, mis me rääkisime töökoosolekutel, mis me meilivahetus oli, online'is kogu aeg jooksis sinna. Et sellises riigis me siis elame. Ja siis meil on mingisugused tüübid, kes astuvad kaamera ette sirge näoga, räägivad see sama Lavly Perling. Tuleb usaldada õigusriiki, tuleb uskuda, et meil on sõltumatud kohtud ja sõltumatu prokuratuur. Surnud ajad ka naerma selle lolli jutuga. Kahtlemata, siin on vaja tõsist justiitsreformi, aga kuidas seda teha olukorras, kus tegelikult kogu kaader on põhimõtteliselt välja koolitatud sellisel viisil, et ta niimoodi käitubki ja selliseid maailmavaatelistest eeldustest, sellist poliitilist tervikut selliste vahenditega kuidagi taas toodabki? No ega nagu ütleme, sõjas võidule aseainet ei ole, et ikkagi poliitika on ka sõda ja vaja on võita valimised või vaja on võimule saada valimistega ja ega seda ei saa teha teistmoodi. Lõppkokkuvõttes ükskõik, kas meil on e-valimised või meil on mingid muud asjad, ega lõppkokkuvõttes on vaja rahva toetust. Ega Nõukogude Liit ei kukkunud kokku sellepärast, et inimesed valisid kommunistliku partei maha võimult. Lihtsalt see süsteem kukkus kokku, aga ta kukkus kokku sellepärast, et rahva toetus oli absoluutselt täielikult ära kadunud sellelt süsteemilt. Ja see rahva toetuse ära kadumine jõudis lõpuks ka struktuuridesse välja. Sest ma täiesti teenitult annan rooska nii prokuratuurile, kapole kui kohtutele, aga ega see ei tähenda, et nad üleni läbimädad on, et seal ju töötavad ka normaalsed ja inimesed, kes saavad aru, et seal tehakse valesid asju. Et millal Nõukogude Liit siis kokku varises, siis kui KGB enam ei julgenud, siis kui KGB-s hakkasid nutikamad, hakkasid aru saama, et tuleb poolt vahetada ja aremad hakkasid aru saama, et nüüd tuleb vaikselt lihtsalt mitte midagi teha. Et ega siis süvariik ei ole nii suur ja võimas, kui arvatakse. Neid on vähem kui meid. Neil ei ole toetust erinevalt meist ja nad kardavad meid. Ja kui meie neid ei karda, siis ongi nende mäng läbi. Et see on nagu põhiline, see on see ikkagi, mida Johannes Paulus II ütles, et ei tohi karta. Ei tohi karta.
siis totalitaarsed süsteemid varisevad kokku, nad elavad ainult sellest, et me kõik kardame ja oleme hirmul ja see on ju see, mida Reformierakond teeb süstemaatiliselt. Me peame kartma kurja Hiina haigust, me peame kartma Venemaad, me peame kartma kliimakatastroofi, kogu aeg hoitakse inimesi afektilises hirmuseisundis. Sellepärast, et siis me oleme kontrolli all. Mis ei tähenda seda, et meil maailm ei ole ohtlik, aga ohtlike olukordadega tegelemise puhul tuleb mitte olla mitte hulljulge, vaid julge. Eks? Et sa pead saama aru, et kardad küll, aga ikkagi teed. Aga valimised tuleb võita ja siis valimiste võitmise järel tuleb teha absoluutne kaadripuhastus. Kaadripuhastus on, kaadrid otsustavad kõik, mõned organisatsioonid võib-olla laiali saata. Mina ei ole kindel, et meil on võimalik tänaseid Eesti luureorganisatsioone Eestis normaalselt tööle panna. Ma arvan, et seadusandliku aktiga laiali saata ja nullist uuesti üles ehitada. Võib-olla sama teha kohtutega. Ausalt, kui ma vaatan tänast Riigikohtu koosseisu, kõigele, absoluutselt kõigele kirjutavad alla, mida liberaalsel režiimil on vaja, et režiim olla, et totalitaarselt võimu hoida. Kõigele kirjutavad alla. Alates sellele, et Gert Kingo süüdi mõista ja sellega, et sisuliselt nipsutada tühjemaks opositsiooni fraktsiooni. Jätkates sellega, et kirjutati alla kõikidele kodukorra rikkumistele Riigikogus, millega lülitati tasa opositsiooni, kirjutati alla kõikidele põhiseadusrikkumistele, millega lülitati tasa opositsiooni. Ei võetud menetlusse ilmselgeid õiguspärase ootuse rikkumisi lastetoetustega, ei võetud menetlusse seaduse rikkumisega vastu võetud maksutõususid. Kõigele kirjutati alla, mida liberaalne režiim tahab. See kohtu koosseis, mis on meie riigi kohus, on kõlbmatu. Ta on muutunud põhiseadusliku korra ohuks, sest et ta aitab kogu aeg võimu kuritarvitada ja see ongi põhiseaduse vastane, kui võimu kuritarvitatakse. Nii et parlamendi otsusega laiali saata ja nullist komplekteerima hakata. Et need on need viisid, ega siin teistmoodi enam ei saa. Sest kui me veel seda edasi lükkame, siis jõuad järgmine lahendus, kui seda lahendust ka ei saa teha, siis järgmine lahendus on ikkagi inimesed ripuvad laternapostide otsas. Revolutsioon on järgmine lahendus. Martin, ma tänan sind siia saatesse tulemast ja rääkimast nendel teemadel. Sul on aeg ilmselt minna ja siirduda mäe otsa. Hakkan ka riiki jälle juhtima. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast.